Tere, vastan Aku Aasmale, kes küsib selle kohta, et kuidas on gümnaasiumi õpilastele lubatud valikuvabadusega. Nimelt tõesti koalitsioonileppes on sees, et meie eesmärk on gümnaasiumi tasemel anda õpilastele rohkem valikuvabadust. Ja küsib, et mil määral see on seotud õppekavaga ja kas ta saab õigesti aru, kui valikuvabadus tähendab, et valikaineid saab siis rohkem valida. Jah, valikuvabadus üldjuhul tähendab seda, et valikaineid saab valida ja kohustuslik programmi maht on senisest väiksem, aga tähendab ka natuke laiemas plaanis siis suuna valimise võimalust, kui gümnaasiumised on suhteliselt ühte nägu, ütleme, ühtlustatud õppekavaga, siis just valikainete ja vabaainete arvel saab kujundada kooli suunda, nii et kooli teha omanäoliseks, anda talle teatav kallak, mis annab valikuvabadust ka koolide valimisel. Aga valikuvabadus on üldisem printsiip ja laieneb tegelikult ka võimalusele valida riigieksameid, see on diskussiooni all, võimaluse õpetajal valida ainesisus siis metoodikaid ja rõhuasetusi, millises aine osas ta peatub rohkem, millises vähem, nii et valikuvabadus on üldisem printsiip.